no nii, MXX-i teine start, Linnamäe ehk. Ja see start ütleme nii, et läks juba päris hästi, reaktsiooni aeg oli hea. Ja sai nagu ikkagi, okei, ma vaatan, siin sai ikka päris hästi minema saada, mis ma siin olen, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 täitsa. Päris okei, ma mäletangi, et ma nii ees olin. Ja siin juhtus jah huvitav asi, et ma siin hüpete peal sain isegi veel ühe koha võetud ja ma vaatasin, et okei, vaps see sõit tuleb küll vist päris hea. Vaatasin, Marko on ees, et saab uuesti püüdma hakata. Aga jah, pärast kohe meie starti hakkas siin päris hästi hakkas sadama. Ja siis ma sõidu ajal ei adunudki ära, et ma tegelikult 4 olin. Tähendab, ma olen päris nagu ees, aga hops see. Nii, aga siin muidugi kohe tullakse, üritati siin peaaegu ja Markus ka julmalt mööda minna, aga jah, kohe mindigi. Siin, no ikka näed, et konkurentide pealt, et nagu endal on maad areneda küll möödumistele. Jah, seesama vend Imari sõitis ennast teiseks. Aga teine sõit, jah, ütleme, et ringi aeg oli ikkagi üsna kehva, 1.56 oli kiirem aeg. Markol oli 1.53. Ja ma ei saagi nagu aru, et miks mul see kiirus nagu nii hullult langes. Ma ei tea, kas mul see vihm kohe nagu mingi plokid tõmbas peale. Nüüd huvitav nagu järgi vaadata, et mis mul nagu siis juhtus. Nii, siin sai hüpata, ma mäletan, rulliga prill sai pandud. Nii. Ja siin ma juba vaatasin esimese ringi vahesid, et Markol oligi siin 1.53, juba teine, siin see ring sõitsin 1.1, hops vaata, kus see mees pani 127, sõitsin 1.53. Kus mul see aeg nagu minema hakkas, ei saagi aru. Ma ei tea, kas see, et vihm hakkas sadama, siis mul kohe hakkasin mõtlema, et nüüd läheb umbes libedaks, aga esimeste ringidel ju ega see vihm ei tõmbu nagu, seda vihma ei tule nagu nii palju nüüd, et täiesti kohe libedaks kõik muutuks, aga ometigi jah. Mul see aeg järjest läks kehvemaks. Ma vaatasin, et nüüd on hea Markot püüda, aga Marko järjest kadus nii, siis ma tõmbasin rulli. Küllap see, et nähtavus muutus kehvemaks. Ja üks vist mõistus vist, jah. Arvas, et rada nüüd, nii kui vihma sadama hakkas, et nüüd muutus nii palju libedamaks kohe. Et ma siin vaatan, mu ringajad järjest on jah 1.56. See oli 57, 58, 58, see oli 2 minutit ja viimane üldse 2.03. Nagu jõhker kiiruse langus, nagu ma ei saagi nagu aru, mis teema sellega oli. Siit on nagu kõik nagu okei. Okei, see ringel oligi jah 1.56, aga siit järjest hakkas minema, et ma ei tea, mida aeg edasi, seda rohkem hakkasid kartma vist, et on libe. Selle üle ma on hea meel, et ma vähemalt ikkagi platood üle hüppasin, ise ka suht imestasin. Aga jah, siin need konkurent panigi pikali, ma ei tea, kas see juba pani ka nagu mõttes, et okei, et ikkagi päris libe on, et juba kukutakse pikali. Vaatad võrreldes esimese sõiduga, siis see kurv oli kõvasti aeglasem. Nii, mõtlen, kus ma siis nagu seda hoogu veel nii palju maha võtsin. Siin hakkasin ka rohkem välja poole kalda. Aga jah, siin ikka seda vihm hakkas ja korralikult tulema meie sõidu ajal. Kogu see vihm, mis kogu aeg nagu lubas ja mis nagu ääri-veeri meie võistlustes mööda läks, siis nüüd see jõudis nagu täiega kohale. Et siit edasi morus sadaski mingi 1,5 võistluste lõpuni, mis sadaski välja. No ise päris lõppu ei näinud, pidime ära liikuma. Aga no siin vaatad nagu tegelikult justkui nagu hoog on.
see on 1.57 siin. Aga jah, no seal veel Markut on näha, aga ma ei tea, täiesti ma ei saagi aru nagu jah. No vaatad, Marko ringiajad on ka ikkagi läinud 53, 55, 55, 56, 56, 57, 58. Et on nagu ka läinud aeglasemalt, aga mitte kuradi nii drastiliselt nagu endal. Et siin on tegelikult ju sirge peal, sooni ei ole, ei ole nagu väga, ma ei tea, midagi selle kupli all juhtus. Ja järjekordselt oli see, et ma ei proovinud seda sisekurvi kordagi siin. Tegelikult nagu Jane sõidust juba näha oli, sinna tekkis, ma mäletsen ajasõidus ma proovisin, aga siis oli seal ainult üks mingi terav jõnks. Ja no too mul üldse ei istunud. Ja siis ma sõitsin väljas kogu aeg. Aga nüüd, kui ma siin Jane sõitu vaatasin, siis ma nägin, et tegelikult see sees oli ka tekkinud üks juke nii-öelda laugesoon. No ja siin ma vajusin ka liiga välja. See sees oli tegelikult see soon, kuhu toetada, aga siin ma vajusin välja. Ja siin mu arust järjest siis hakkasidki minema mööda. Ja siis vihma sajab ja siis konkurent eest sõidab, sealt lendab mingit jama ja siis proovisin ka seest, aga no ma ei tea, siin vihm pluss on niigi kivine, siis see pidamist nagu üldse ei olnud. Tagumik käis igati pidi all. Ja siis selle kurvi nagu ka üldse usaldust ei olnud. Ja augud nagu näha raputasid. Ja siis ma siis tõmbasin seda rulli. Ja Marko ikka on ja päris eest ära läinud. See niimoodi sõidua nagu ei saagi aru, et kuhu need sekundid nagu läksid. Küllap, no eks sai nagu rahulikumalt kurvidesse mindud ja hiljem kiirendatud ja võib-olla ka vähem kiirendatud. Eks need kõik järjest nagu annab juurde ja see koht ka, ma mäletan, siin eelmine aasta käisin selle koha peal pikali sõidu ajal, siis eks seal sai ka jälle rahulikumalt võetud. Siin samamoodi eelmine aasta majasõidus panin pikali, sest märg oli, aga no siin praegu oli näha, et veel nii hull ei olnud, et ikkagi hüppasin. Siin sõidus Robertit ei olnud, see pani esimeses sõidus pani jah, mingi hullu paugu maha jälle, radikas kõver ja link katki ja sidurilink vist oli katki. Ta on ka nüüd siin 2 võistlust järjest siuksed kuradi matsevad maha ja siis Reikol oli lihtsalt krossikas seisma ja mõtlesin, et okei, et sai küll nii hea start tehtud, aga huvitav, et nagu teda ei olnud nagu tulnud mööda veel. Aga pärast sain teada, et ikka oli lihtsalt seisma jäänud. Seal oli ka näha, et ega väga kaugele hüppanud. Tolle hüppega oli samamoodi eelmine aasta ajasõidus. Oli üsna porine ja siis too hüppega käkkis mul ära. Ju siis libedus ja eelmise aasta mälestus siis võtab. No näha oli ka, et ma hüppasin ikka kõvasti vähem, kui ma võistlus esimeses sõidus näiteks hüppasin. Soon tuli suht okeilt. Aga midagi nagu lõbusat siin ei olnud, et sain algul nagu ees minema, aga jah, nagu näha Marko järjest läheb eest ära ja mõtlesin ka nagu, et fuck, no et läheb, aga mul nagu ei ole nagu midagi teha ka, et läheb siis läheb, et mis siin ikka. Nii, see on nüüd siis see vend, kes seal pikali pani enne stardisirgel. Mingi viimased 3 ringi.
siin ka kaldusin sinna valli peale ja siis siin ka nagu jah, läks järgmine konkurent mööda. No see kurvis kaldusin kuidagi välja ja siis ma kuulsin tagant tuleb ka ja ma nagu ei üritanud ka üldse, ma ei tea, kuidagi vist mutt nagu kadus ära, et Markus Terst maha jäin, siis ma mõtlesin, et okei, kiirust ei ole, et ja nagu ma ei tea, ma ei suutnud nagu ümber mõtestada ka nüüd, et kiiremini sõitma hakata või kuidagi lihtsalt see vihm pani niimoodi ploki peale ja see libedus, et nagu videost järgi vaatad ei tundu nagu nii hull, aga noh, prill läks kogu aeg ikkagi vesiseks ja järjest läbi märjam olid ja noh, kui ise oled märg, siis eeldad, et näiteks rada on ka ikkagi siis juba päris libe. Et siin ma olen nüüd langenud juba päris mitu head kohta, et praegu ma vist jah, nüüd just selle kohaga langesingi 9. vist, jah. Noh, ikka päris palju kohti ära antud arvestatud, et esimene stardis sai minema oli 4. ja nüüd siis 9, et päris jama. Üle pika aja sain nagu hea stardi ja siis ei suutnud lihtsalt seda hoida. Aga jah, seal siis Janari näitas esiratast ja siis noh, kui ma mäletasin, et esimeses sõidus korralikult sisse kühveldas mõte, et okei, et kui ta nüüd peaks siin selle libedaga ka seda tegema, siis no pigem ei taha sellega tegeleda ja niikuinii juba nii taha langenud olin ka, siis ma mäletan, et mingi hetk äkki siin samas mäest üles minekul, kus sai mööda. Ega ei hakanud takistama ka nüüd. Mäletan, siin vist jah, mäletan see sirge peal, ma kuulsin, et on kohe kukles ja siis põhimõtteliselt võtsingi veits rohkem maha, et las läheb lihtsalt mööda. Siin vist tõmbasin rulli ja see oli mu see põhirulli tõmbamiskoht. Kuigi oleks võinud proovida hüppes, aga jah. Kristiinovi trennis harjutasime küll seda käe prillid juurde panekut, aga päris võistlusel ikkagi ei ole nagu seda kasutanud. Peaks juba lihtsalt võistluse proovima juba ka kätt tõsta või rohkem trennides mingis hüpetes seda kätt nagu panema selle õige koha peale. Et see nagu ühe korra harjutasid, see on ikkagi liiga vähe. Aga jah, see, et ikka see sisesuont ei proovinud, see väliskurvis, need pidurdusaugud tuli ikka juba päris nagu jõhkrad, et oleks võinud seda sisekurvi proovida, noh, siin niikuinii tagapool olid, et kas või lihtsalt, ma ei tea, tuleviku jaoks. Nii, see on viimane ring. See, kus on sinna õigesse soonde sisekurvis. Aga nüüd nagu näha ikka rada on, jah. Päris vesine. Ja vihma ikka sadas. Viimati, jah. No, eelmine aasta ikka oli päris mitu võistlus, kus sai nii läbi märgu. See aasta õnneks oli esimene. Siin oli keegi... see oli vist Reiko, kes seisis seal.
päris küsin, mis juhtus, lihtsalt oli seisma jäänud, aga pärast oli uuesti tsikli, kodus oli uuesti ja siin ma lihtsalt suretasin välja ja andsin kohe ära. Nagu ma ei tea, nagu terve sõidu ma läksin sinna ilusti, noh ma teadsin sa võtta tooni maha, et läksin sinna siduriga sisse, et noh, saaks pidurdada ja siis timmida ära tule kurvi, aga siis ma ei tea, millegi pärast nüüd ma mõtlesin, et okei, ma proovin nagu ilma ja kohe läks tuksesi. Ja siis nüüd siis ma otsustasin, et okei, ma olen proovin siit seest, aga no ma ei teadnud, mis siin toimus, ma mäletasin, et siin oli see sisekurv. Aga see oli liiga äkiline, sinna pihta ei saanud, siis ma avastasin, siin on see nagu laugem kurv ka. Fuck, sealt sõitsin ka üle, nii et see läks täielik katastroof oli see lõpuks. Jah, aga lõpuni sai tuldud ja ütleme nii, et ega midagi head see teine sõit ei olnud, vähemalt esimene sõit oli äge. Aga mis seal ikka? Järgmine võistlus 8. august ja usun, et seal tuleb hea sõit.